Tere! Nagu te nägite, siis Polo mootor on põhimõtteliselt vaga, et karteri tuulutusest tuleb räigelt heit kaasa ja ma arvan, et seal on kolvirõngad jälle puruks. Et kuna seal on niikuinii oli siuke süsteem, et ei olnud saada nõuka ajal neid kolvirõngaid kuskilt, siis olid mingisuguse kolirõngad sinna pandud, kolvisooned, rõngasooned üle treitud ja siis lõigati lukupilud parajaks ja pandi suuremad rõngad, mis läksid kokku, aga tundub, et nad kuumaga lähevad puruks ja eks ma olen natuke kuuma andnud talle, aga siin tulebki mängu siis kohe see, et selle asemel, et hakata seda mootorit remontima, panna sinna räigelt raha sisse uued kolvid ja lõpuks on ta ikkagi 29 kilovatti, siis see on juba 40 kilovatti, mis on suur edasiminek. Ja kuna see maksis ainult 40 eurot, siis euro kilovati kohta. Aga ma ei tea täpselt, kuna ta on golfi pealt pärit, et kas siin asjad üks ühele istuvad. Mingid asjad on kindlasti teistmoodi, asad lõdvikud, paisupaaki Polol ei ole ja ma ei taha panna ka, see on ilusam. Aga ülejäänud asjad peaksid sobima, et kinnitused ja asjad ka, et vaatasin, et lähevad. Siin muidugi ma eile juba tegin natuke asju, et siin oli üks polt oli suudetud puru keerata, mis on ikka alati hea asi, kui sa kuskilt kasutad asja ostad, et leiad siukse asja. Aga õnneks ma mängin seda ennem, kui ma asjad külge panin ja mootori vahele. Aga mis seal ikka, hakkan pihtas. Ja alustuseks ma laseks jahutusvedeliku välja, võtan radiaatori eest ära, siis on rohkem ruumi. Võibolla ka klaasipesupaagi, mis on mingisugune metsikult suur. Ja vaatan, et siia tekitada ruumi. Siis saab selle siit vahelt ära tõsta ja vaadata, mis asjad lähevad siia külge veel. Et mingid mootori kinnitused, mingid asjad veel. Ja siis peab vaatama, kas sidur ka istub loovarattaga. Ja külged käima, võtid käima korras. Unustus ära, et ma ei saa seda ju muidu tõsta selle vintsiga, kui et ma pean kapoti eest ära võtma. Ongi. Mul on siin siuke vintsisüsteem, mis läheb siia tala külge, et väidetavalt on sellega ennemegi tõstetud, mina seda ei ole teinud, aga loodame, et peab vastu. Tuleks siia panna mingid tuled veel lisaks ja saab hakata tegutsema.
nüüd on enamus torusid, voolikuid, juhtmed lahti. Selles mõttes on hea, et polo tere juhtmestik on selline. Ma ei tea, palju siin juhtmed on. 8 vist. Ja siit on plussklemm ka starteri küljest lahti ja massiühe ka, et ega nüüd ei olegi rohkem kui ronida kanalisse. Käigu hästi poldid lahti ja saab juba vintsi külge panna ja hakata vaikselt üles tõstma ja vaatame, kas ta tuleb sealt ühest tükist ära või mitte. No vast ikka tuleb. Siis ikka kanalisse minek. Kujuta ette, kui palju siin midagi näeb. See on hea jahe. Mitte, et tõulis väga soe oleks. Tule nii. Oita, mingi asi on erine. Kas on tegemist? Kas on käiguhastist tulnud? Otsa flansid vahetustid või mootorist? Tundub, et käiguhastist. Sellega peab ka tegelema. Tundub, et ka sumbuti on vastu maad käinud. Sumburatsioon. Ei olegi midagi. Siit need paar polti lahti ja võib üles tagasi minna. Kuna ma olen lootusetult laisk, siis see on üks padru, mis on niikuinii katki. Ja see ei tee selle vintsile haiget ka. Ei ole nii kõva. Nüüd peaks siia mingi korraliku padruni tegema, millega saaks seda keerata kiirelt. Aga noh, praegast käib kuidagi nii ka. Nii. Ma ei tohi no nii öelda, ma kogu aeg ütlen no nii. Ja no nii, nüüd on lihtsalt nii. Ei ole. Kõik on küljes, rihmad küljes. Nüüd keeran pinge peale ja vaatame, et äkki saame selle kätte siit. Ja ma juba eos näen, et ma löön varsti sealt pirnisid puru. Nii et peab natukene pimedamas seda tegema ka, pole hullu. Tundub, et siit oleks võinud
keneka eest ära võtta, oleks lihtsamalt. Ja siit on näha juba, et käiguassist on irdunud, nii et peaks nüüd välja tulema. Käed. Ei olnudki nii raske. Mootor. Polo, teine mootor. Mootor nüüd maas. Ma nüüd siit võtan hooratta, siduri, keneka ja rohkem vist väga midagi. Ja siis pean sisse teise mootori ja riputan selle sinna üles. Mulle tundub, et muud asjad nagu sobivad. Summuti toru peab uue otsima, aga see ei sega käima panemist. Siis siin on halli anduriga jagaja. Siin üldse on neid temperatuurianduri otsi ka rohkem, aga ma ei tea täpselt, mis ma teen nendega. Aga noh, igal ma saan selle peale visata ja siis saab edasi vaadata. Nüüd on vana mootor siit maha võetud. Uue panin asemele siia. Uue. Minu uue, teiste vana. Vahetasin hooratta ära, panin vana siduri tagasi ja siduri korvi ka, et see natuke teissugune. Võtsin ka igaks juhuks siit rihmaratta küljest ära. Äkki mahub siis paremini tagasi, siis ta tuli sealt ikka väga kehvasti välja. Aga mis seal ikka? Üritab nüüd ta tagasi siia vahele surada.
veel üks asi, mis nagu ei läinud nii nagu pidi. Et ma ei jää siit on näha. Et nii käigukasti kui ka mootori üles on siuke distants või see lift. On korra veel siukest asja juhtunud. See tuleb sealt suht lihtsalt välja, aga lihtsalt nagu ennem oleks palju lihtsam see välja võttalt. Ja vahel ta ongi. Nüüd see kast ei ole korralikult seal otsas. Ma liigutasin autot edasi-tagasi, siis tunda on, et nuudist on. Või noh, vähemalt natukene. Et nüüd ongi vaja lihtsalt natuke mudida siin, et ta paika läheks ja saab hakata kinni keerama asju. Ja ongi vahel. Midagi väga keerulist ei olnud, lihtsalt see klassikaline lugu. Et ei tahtnud sinna vahele istuda nii nagu tahtsin. Ehk siis ta peab niikuinii tulema kastist välja natuke, enne kui ta välja tuleb ja samamoodi sisse läheb. Et siin on ka see. Aga nüüd ei olegi väga midagi, et ma keeran mootori käpad kinni. Panen starteri peale. Keneka peale ja siis juba prooviks käima panna. Ma siin natukene liigutan kiiremini. Mootor on peal, auto lükkasin välja praegust. Jah. Nüüd ongi ülejäänud asjad said kõik tehtud, välja arvatud üks suur probleem tekkis. See oli jäga, mis tal peal oli. See läheb ainult see üks see signaali juhe. Ja see on nüüd see, mis mootoril peal oli. Siia läheb halli anduriga süüde. Ja lisaks sellele ei saa neid vahetada ka, sest need on erinevad ja ka läbimõõt on erinev. Ehk siis praegust jäi ta nii kaugele, et enamus asjad on koos, aga lõpuni ei saa teha ja siin samamoodi ma pean vaatama, kuidas need juhtmed käivad ja võib-olla tellima ka uued lõdvikud, mis lähevad sellele. Sest et see mootor on isegi sellel mudelil vahel olnud, nii et aga järgmise korra.